Üks huvitav nähtus Eesti kultuuris on literaat, kirjanik. Siin tuleb jälle minevikku tagasi vaadata, et kui haridus levis ja Eesti rahvas on hariduse jänune olnud, siis kirjutamine ja selle kirja panemine, see oli ikkagi niivõrd suur niisugune saavutus ja toiming ja veel oma mõtteid sotsiaalse olendina teistele edasi anda. Ma olen näinud samuti ju palju maal pööningutel taludes 19. sajandist pärit pakse kaustikuid, vihikuid, mis on täis kirjutatud väga ilusa käekirjaga. Seal oli jutlusi, seal oli tähelepanekuid elust, seal oli toredaid lugusid, küla ajalugu, väga rikkalik ilus materjal, see vääriks omaette uurimist. Aga missugused seisused olid siis või need seisundid, mis seisuslikus ühiskonnas aristokraatia vasta sai ju hakata panema ainult mida? Mitme keele oskust, kirjutamist, näitemängu tegemist. Ja selle tõttu see ükskõik, mis sa kirjutad, aga kirjanikuks olemine tähendas, et sa kuulud mingisse juba niisugusesse välja valitute intellektuaalide, juba rahvast nagu kõrgemal seisvate inimeste hulka. See on paraku läinud kahjuks eestlastele ka kalliks maksma. Mina olen näinud seda literaatide edevust pealt, kuidas ma olen näinud literaati, kes silitab sõrmega trükitult oma nime, seda nime seal selle paberi peal. See ardalt niimoodi lausa. Siis mul oli võimalus jälgida ka, kui Lennart Meri mulle luges ette oma mingist reisikirjeldusest ühe lehekülje. See lehekülg oli täiesti tavaline kirjeldus lõkke ääres istumisest, selles ei olnud midagi erilist. Ja kirjeldus ise ei olnud ka piisavalt minu palju lugenud inimese silmis midagi kunstiliselt eriti nii väärtuslikku või huvitavat või kujundeid täis ja paralleele ja allegooriaid. Ja siis ta küsib minu käest nii nagu tunnustust nõudes lausa. Noh, kas ei ole hästi kirjutatud? Mina vaikisin. Sellepärast ta vihastas, lõi selle raamatu klõmm kinni, pandi laua peale ja saatis mu minema. Aga see arras austus trükitud kirjasõna vasta on ju ajaloos väga pika tagasiulatuva ajalooga. Oli aeg, kui kirjutati ainult käsitsi ja selle tõttu kirjutati ainult seda, mis tõesti oli tõene ja vääris kirjutamist. Selle tõttu omandas kirjutatud sõna erilise kaalu ja erilise väärtuse. Sealt on tulnud see niisugune aura tänase päevani peaaegu välja. Nüüd see on küll muidugi devalveerunud ja enam nii seda ei võeta, aga siiski palju on jäänud. Ja ta on jäänud Eesti sellesse mällu niimoodi sügavalt sisse ja mentaalsustüüpi, et kui sa ikka kirjutad ja sinu asjad on trükitud, siis tähendab, kui juba trükitud, siis sa oled lubatud, siis see on õige ja ma olen siis prestiižne ja tunnustatud inimene. Nii et see literaatide edevus on üks eriliik edevust. On muidugi teisi edevuse liike, igasuguseid. Küllap me leiame sealt oma edevuse liigigi üles, milles see on. Aga nii olen ma seda jälginud ja mõistnud, et see literaadi edevus on isegi sõltumata sellest, mida sa kirjutad, aga näha trükitult. See oli oluline ja on praegugi oluline. Aga et nii väikesel rahval on, mis oli 500 kirjanike liidu liiget, mina ei saa lugeda neid, sest sealt ei ole midagi lugeda. Ma ei tea kaasaja Eesti kirjandusest mitte midagi ja kui ma olen püüdnud lugeda, siis ma ei saa üle 2 lehekülje, sest ma näen, et seal ei ole midagi lugeda. Miks ma pean raiskama aega niisuguse literaatide literatuuri peale, kui ma võin lugeda Aristotelest, Aquinog Thomast, Anselmust, tõeliste mõtlejate teoseid?